Kalimera. Tere hommikust! Kreeka filosoof Hippokrates on öelnud, elu on lühike, kunst aga pikk. Ta on sellega mõelnud seda, et elu on nautimiseks liiga lühikene ja meil ei jätku aega, et üldse seda alustada. Aga kunst seevastu annab meie nautlemisoskuse üle meie järgmistele põlvedele. Selle toreda mõttetuules viime teid rännakule läbi sajandite taguse Kreeka kunsti ja kultuuri kuni tänapäevani. Juttu teeme arhitektuurist, kunstist, kirjandusest, teatrist ja festivalidest. Kuule, Moje, mis oliivipuu su siin on? Vot see oliivipuu on seotud selle looga, kuidas Ateena endale kaitsepühaku sai. See on huvitav. Vaata, Ateena kaitsepühakuks saamiseks võtsid omavahel mõõtu Poseidon ja Ateena. Ja selle koha peal lõi Ateena maasse oma enda oda ning sellest kasvaski see oliivipuu. See oliivipuu on ateenlaste ja kogu kreeklaste jaoks püha puu. Ja tänu sellele mõõtu võtmisele Ateena siis linna kaitsepühakuks sai ja hakkas linna eest hoolt kandma. Väga põnev. Ehk siis, nagu ma hetkel aru saan, siis oliivid on tähtsamad kui vesi. Kreeka mõistes küll. Oma seiklustega oleme nüüd jõudnud kreeklaste peajumal Zeusi templisse. Zeusi tempel asub Ateena kesklinnas ja on Akropolisele väga lähedal. Kreeka tuntumateks ehitisteks võib pidada jumalate auks ehitatud templeid. Templid, mille sees oli enamasti vaid jumala kuju, olid viimaste kodud ning seega toimusid kõik jumalatega seotud kombetalitused templi ees. Alates 7. sajandist enne Kristust hakati templeid ehitama kivist. Kuna templite isikupärasem tunnus on nende unikaalne sammastik, kujuneski antiik-Kreeka arhitektuuris välja 3 põhilist sambatüüpi. Neist varasem oli arhaelisel ajastul tekkinud lihtsavormiline tooria, millele klassikalisel ajastul järgnes voluutidega kaunistatud joonia. Sambatüüpidele tõmbas kriipsu alla helenistlikul ajastul välja kujunenud taimemotiividega kaunistatud Korintose sammas. Templitel oli 1- või 2-realine sammastik ja pikiküljel pidi olema 2 korda rohkem sambaid kui otsas ning lisaks veel 1. Kui antiik-Kreekas austasid kreeklased 12 jumalat Olümpose mäel, siis tänapäeva Kreeka on ametlikult ilmalik riik. Kuid sellest hoolimata umbes 98% kreeklastest tunnistab, et nad on usklikud. Ning usk, mis on Kreekas kõige prominentsem, on Kreeka õigeusk ehk Kreeka ortodoksi usk. Meie selja taga on näha parlamendihoone, mille ees tundmatu sõduri haua juures igal pühapäeval kell 11 toimub suur vahtkonna vahetus. Umbes nagu seegi, aga lihtsalt inimesi on väga-väga palju rohkem. Kreeka sõdureid, eriti neid pidulikus tseremooniarüüs, kutsutakse evsoonedeks. Lõbus fakt nende kohta on, et seelikutel on lausa 400 volti. 400? Epidaurose iidne teater asub Kreekas Epidaurose linnas ja see asub Vana-Kreeka meditsiinijumalale pühendatud pühamu kaguosas. See 4. sajandil ehitatud ehitis on tuntud just oma akustika ja esteetika poolest. Oma erakordse arhitektuuri ja esteetika tõttu kanti teater 1988. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja. Lisaks toimub teatris iga aasta maist oktoobrini Epidaurose festival, kus tulevad kokku teatri- ja muusikasõbrad üle kogu maailma. Ja mõtle, kui ajalooline koht see on. Siia mahtus lausa 14 000 inimest. Mõtle, kui palju neid inimesi oli.